Angela. Lisandra. Tšau. Tšau. Jälle meie siin mikrite taga chit-chattimas. Absoluutselt. Tead mida või? Ei tea. Organid on maailma kõige toitainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Me postitasime TikToki üks päev ühe video, kus me käisime kohvikus, sõime kooki ja jõime kohvi. Ja siis keegi kommenteeris sinna alla, et oh my god, te nagu kogu aeg räägite oma podcastis, kui halb kohvi ja kook on, kuidas te nüüd julgete süüa ja juua seda. Kas me oleme konkreetselt öelnud, kui halb? Vaat ei ole. Kuidas sa julged nagu kooki süüa ja kohvi juua? Naudin elu. Aga sa tead ikka, kui halb see sul on? Väga teadlik. Me rääkisime ka vaata näiteks ajuloputuse väljakutses sellest, et kui halvad on sulle Bluetooth kõrvaklapid, kui halvad on sulle mingid värvilised trenniriided, millest me nagu, ma ei tea, mida iganes nagu kõik need asjad on ja make, ma ei tea, mida iganes nagu. See, et me ise seda kasutame, ei tähenda nagu, et me ei teaks, mis pask see on. Nagu kuskil oli nii hästi Bugoonia film, kes ei ole näinud, see oli kinodes, ma ei tea, kas seda kuskil netis on veel, Bugoonia. Ja seal oli ilusasti nagu välja toodud, et inimestele reaalselt näidatakse nagu ette, silm ette tuuakse kõik nagu, mis neid tapab ja nagu nõrgestab ja hävitab nii-öelda. Ja nad vabatahtlikult teevad neid kõiki asju lihtsalt edasi. Neid nagu... No aga see on tegelikult ju mingil määral selles mõttes ikkagist kõigile, et iga nagu need, kes suitsetavad, nad teavad, et see ei ole õige asi. Samamoodi me sööme kooki, me teame nagu, mida see meie organismis teeb, et see ei ole nagu tervislik. Aga ma olen nagu lugenud või nagu ma ise usun ka sellesse, et kui vaata see inimene, kes toitub nagu ülimalt tervislikult, aga tal on mõttes kogu aeg see, kui halb kõik on, kuidas meid mürgitatakse, kuidas see on nüüd pestitsiitidega üle kaetud, see teine kolmas, ma ei tea, lehmad söövad neid antibiootikume ja ma söön, ta on palju ebatervislikum kui see inimene, kes absoluutselt ei mõtle, et kus mingi asi kahjustab tervist, aga ta joob, ma ei tea, Coca-Cola, sööb koogikesi sisse ja tema tervis võib olla palju parem, sest et nagu mõtted muudavad palju rohkem seda, mis on nagu sees toimub kui nagu reaalsus. Ma toon kogu aeg seda vanaema pannkookide näidet, nagu et sa võid minna kuskile, ma ei tea, tellid koju näiteks mingid pannkooke, vaata, mis on kuskil suures mainstream köögis tehtud, mingi halva energiaga, mingi jumala väsind kokk pani seal need kokku, või tuli need kuskilt laborist üldse on ja karbi sees tuuakse sulle koju ja siis seda sööd on ja seda tühja halva energiaga pannkooki. Versus see, kui vanaema teeb sulle pannkooki, ta paneb mingi räigelt suhkrut sinna sisse, aga ta paneb sinna ka räigelt armastust ja siis sa sööd ja see ei ole sama, see ei toimi su kehas samamoodi. Samamoodi see, kus tasemel sa vaata ise nagu oled, et kui sa oled nagu siin madalal ja sa tarbid neid asju, siis need kahjustavadki sind, aga kui sa ise oled siin, need asjad on siin, nad ei saa sind samamoodi kahjustada, vaata. Loogiline. Ja rünnata saab alati ainult nagu enda sisemaailmast iseennast. Nagu kõiges. Olgu see siis kas tervis on ju, mõtteviis, mis iganes. Rünnak tuleb ainult enda seest. Sellepärast on ka see, vaata, miks üldse nagu mingid uudistekanalid eksisteerivad. Et seda madalat energiat nagu sinuni tuua, et tõmmata sinu energiasagedus võimalikult madalale. Millal sa viimati uudistest nagu midagi positiivset lugesid? Millal ma üldse viimati uudiseid lugesin? Ma ei tea, kas seal üldse on midagi positiivset. Meie need, kui meist kunagi tehti uudiseid, siis need olid positiivsed. Ja. Oi, need olid ägedad ajad. Me ütlesime ka vaata, et
need Delfi lapsajakirjanikud nagu tahtsid meile lihtsalt reklaami teha, nad nagu teavad, et me jagame õiget teemat, õiget sisu, õiget asja, aga nad lihtsalt ei saa nagu reklaamida, et vaadake nii äge uus kanal, vaata, siis nad pidid nagu kuidagi ümber pöörama, et valeinfo levitajad või midagi ja siis lihtsalt nagu reklaam meile. Me saime sealt enamus nagu oma põhijälgijad, vaata. Hästi paljud olid sellised, et ma ei olnudki varem neid nagu kuulnud nendest mitte midagi, aga tänu Delfile, et aitäh Delfi. See tegime 2 nädalat tagasi konto ja siis kohe juba tehti. Hästi lahe, jah. Mis me nüüd siis teeme? Me tegime nalja, Naudime elu. Me tegime nalja midagi, oligi, kui me ajuloputuse koos tegime, siis läks 2 nädalat, et esimene uudis tuleks. Kui me alustasime podcastiga, me läks 2 päeva, et esimene uudis tuli. Ja siis me ütlesime, et kui me uue asja teeme, siis peab minema 2 tundi, et uudis tuleks. Mida me teeme? Läks näha ole. Ideid? Ei, elame hetkes, on ju. Elame hetkes. Vaatame, mis tuuled toovad ja... Ei no see peab ikka tulema nagu tead siukse. Mitte tuulega, vaid nagu tormiga. Ei avalda mingeid ideid. Sa usud selles, et kui sa nagu räägid oma mingitest unistustest, mõtetest, soovidest nagu välja kõva häälega, siis see nagu kahjustab neid kuidagi või et siis need ei lähe täide või? Oleneb kellele. Aus, täpselt. Ma just tahtsin öelda seda sama. Ja sellepärast, et ma olen nagu vaata sa ise tunnetad ka, et kellele sa võid rääkida oma unistustest, aga kui sa räägid õige inimese eest neid välja, siis need võivad täituda nagu täiega palju kiiremini jällegist. Aga jah, kui sa räägid nagu vale inimese ees, kes on võib-olla kade ja sisimas tõmbab seda energiat alla, siis sest et piisab, ma ei tea, kas sa usud sellesse, aga piisab sellest, et sulle nagu mingi karma peale panna on see, et kui ma lihtsalt olen hullult, ma ei tea, kade näiteks su peale, et sa räägid millestki, ma olen räigelt kade su peale, ma nagu panustan täiega enda mingit seda kadedusenergiat, negatiivset energiat sinusse, sul võib tulla reaalselt nagu mingi karma peale, kui sa oled ise nagu siukses... Kas sina rääkisid mul sellest või mul käis keegi podcastis, kes rääkis sellest, et inimesel on jamad, aga ta on ise lihtsalt nii positiivne, kõik on nii hästi ja tuligi välja, nad läksid sinna nagu, siis nagu põhjuseni, et mis ta see nende jamade põhjus on ja see oli hoopis teine inimene, kes oli selle nagu täpselt need negatiivsed mõtted ja kadeduse selle inimese peale suunad. See ei olnud siis sina järelikult. Ma ei tea. Keegi rääkis mulle mingit siukest teemat ja see pani räigelt mõtlema ja ma olin nagu wow, nagu loogiline, makes sense, aga samas mõtlen, kui sa nagu oled tugev, teadlik ja oskad nagu neid energiaid nagu eemale suunata, ennast puhastada, kaitstavate võõrastest nagu energiatest, mõtetest, siis see ei saa nagu juhtuda, aga samas kui inimene vaata teadlik ei ole, siis nagu... Jah, millest iganes võib tulla nagu mingi karma peale, et võib-olla sa oled ostnud kuskilt järelturult mingi asja ja sa ei puhastanud seda ära. Ja. See on põhiline, et mingid riided, mööblid, ehted, mida iganes ostetakse, vaata nagu second handist. Et need tuleb nagu ära puhastada energeetiliselt. Ja mitte lihtsalt pesumasinas. Energeetiliselt, jah. Mult on küsitud nagu, kuidas sa energeetiliselt asju puhastad? Mingi... Sa pead ise teadma seda. Täpselt. Ma ütlen ka alati, nagu, et nagu, see, mida mina teen, ei ole sama, mida sina peaksid tegema. Ja kui sa teed mingi õpetuse järgi lihtsalt vaata, siis see ei tööta. Kõik vastused on alati sinus endas olemas. Nagu. Ja. Panes telefon ära, mine mediteeri ja sul on see vastus olemas. Vaata. Panes silmad kinni, kuula seda vastust enda sees. Ja see on kõigega nii, see ei ole ainult see teema. Ja üks asi, mida ma näiteks alati teen, kui ma uude koju kollin, on see, et peeglid peab alati ära puhastama. Mis sa kasutad salveid, palosantot, lappi ja vett? Aga peeglit ma olen teinud nagu konkreetselt nagu lapiga niimoodi nagu konkreetselt puhtaks, nagu kas siis nagu lihtsalt võib-olla ainult isegi veega. Sa rääksid mul kunagi mingi storyga sellega või? Mina? Mul praegu meenub. Ja kas oli kuskil Hispaanias või midagi ja siis midagi juhtus selle, nagu et sa... Oli see mingi peegel? Ei ole mina. Kindel või? Jaa, ei ole midagi juhtub peegliga. Tavai. Jah. ei tule midagi meelde. Siis ei ole. Ma alati pesen peeglid ära, ma ei tea, mul ei ole juhtunud midagi. Siis on korras. Ja. No ja ma arvan, see on suht rets, kui inimestel on nagu magamistoas peeglid või siis nagu voodi vastas niimoodi, vaata. Peeglid on portaalid nagu sõna otseses mõttes. Jah.
isegi kui sul on nagu veeklaas vaata enda nagu voodi kõrval, mis peegeldab sinu nägu, siis juba seegi nagu tegelikult. No vesi on ka väga võimas energiate salvestaja. Ja. Aga üks hästi hea häkk, see on nüüd jälle see, et vaata, kui sa usud sellesse, et kui sa paned veeklaasi. Nii hästi öeldud, nagu kui sa usud sellesse, vaata, kõik algab sellest. Et kui sa usud, et see peegel on portaal, siis see ongi. Ja kui sa ei usu, siis see ei olegi, vaata. Ja. No. Aga veeklaasi paned endal voodi kõrvale sinna kummuti peale, kui sul on, või siis põrandale maha, kuhu iganes magamistuppa ühe sõnaga. Jätad ööseks sinna, hommikul seda juua ei tohi, kogub kõik halva energia enda sisse. Ja vee sa näed nagu vesi, ta nagu, see, nagu ma isegi nagu, ja ta maitseb ka teistmoodi. Ta maitseb teistmoodi ja ta üldse ta on nagu, ja. Absoluutselt. Nagu mõtle unenägudest, kui sa tõesti arvad, et nagu sa magad, siis sa näed und, siis ärkad üles, siis see on mingi päris reaalsus ja mõttes nagu, areneme veits. Ja nagu see on hullem unenägu siin, kui see, kus sa oled siis, kui sa magad, vaata. Et nagu, mõtle sa lähed magama ja kuradi rändad seal ringi teistel tasanditel on ja näed mingi räigelt kreisisid unenägusid. Täpselt nagu sa räägid see vesi seal öökapi kõrval, vaata. Siis hommikul on ärkad jõudnud. Hästi huvitav, jah. Mul oli magamisega mingi jutt veel, aga praegu ei tule. Sa näed unenägusid või? Mitte iga öö. Ma näen iga öö 2-3. See on nagu suht rets. Nagu, ma olen alati nii elevil, nagu et magama jääda. Päriselt? Ma magan selili 2 padja vahel niimoodi, vaata. Nagu täiesti head käsi nagu risti rinnale ei pane veel. Mul on siin puusade peal tavaliselt niimoodi, magan niimoodi. Mul on nagu kuidagi niimoodi. Yes. Sa magad ka selili või? Jaa, mitte kogu aeg, aga siis, kui mul alan, siis mul on nagu käed niimoodi. Mingi vahe mul meeldis täiega nii teha, et näiteks ma tahtsin kell 9 üles ärgata, siis ma panin endal kella 8 ja 8:30 äratused. Ja kuna mul ei ole telefon voodis ega ka voodi kõrval kuskil, vaid mul on ta täiesti nagu teises toas. Ärge hoidke telefoni magamistoas. Siis ma iga kord, kui äratus oli, pidin püsti tõusma, panema äratuse kinni, tagasi voodisse minema. Nüüd iga kord, kui ma tagasi voodisse läksin, uuesti nagu magama ja see läks pooleks tunniks. Siuksed unenäod lihtsalt. Aga need ei olnud nagu siuksed, et ma ise nagu teadlikult seal nagu selles mõttes nagu toimetasin, et on seal lucid dreaming on ja vaid need olid pigem siuksed actionid nagu, et seda oli lihtsalt nagu põnev vaadata. Aga mul on ka siukseid unenägusid, kus ma nagu teadlikult saadki õhku tõusta ja lennata ja toimetada seal mingi oma asju. Aga just need hommikused olid need, et siuke meelelahutus, et enne seda unenägu siin, et veits nagu chillime veel seal. Aga mis sul veel mingid siukseid rituaale, mis sa teed? Mul on näiteks üks asi, mis mul on igapäevane, on see, et ma käin nagu alati enne nagu magama minekut duši all lihtsalt, et puhastada nagu mitte nagu füüsiliselt puhastada, vaid nagu kõigest puhastada nagu ennast ära lihtsalt, mis nagu päeva jooksul kogunenud on. See on hästi hea nagu asi, mida teha. Et iga õhtu sa reaalselt nagu energeetiliselt siis teadlikult nagu puhastad ennast ära sellest, kus sa käisid, kellega sa oma energiat jagasid, kus võib-olla oma energia jätsid kellegi juurde on ja, või vastupidi, kes sulle mingit halba asja andis. Vaata, iga kord, kui sa ka kallistad kedagi, sa ju vahetad nii räigelt energiat, et sellepärast nagu valige, kellega te kallistate. Mulle üldse nagu tegelikult need inimesed ei meeldi, kes nagu mingi näevad, et tšau, kalli. Ei meeldi või? No kui see on minu inimene, näiteks sina, nagu siis jah, aga ma räägin nagu mingid poolvõõramad või niimoodi, et nagu see kallistamine ei ole üldse. Ja kui sa tahad ennast kaitsta, siis tead, mida teha, pane käsi niimoodi siia nagu südame ette, siis see nagu kohe blokeerib selle energia siit ära, vaata. Ma ei ole tundnud, et mul oleks vaja nagu kaitsta kunagi, kui keegi kallistab, sest mul on alati selline tunne, et kui ma kellegagi kallistan, siis ma alati nagu, mina annan endast energiat, aga ma mitte kunagi ei võta teiselt inimeselt vastu mitte midagi. See on jälle, ma arvan, võib-olla äkki uskumuse asi. No kõik on uskumuse aga samas see on nagu hästi hea nagu meelde jätta, vaata. Aga absoluutselt kõik on uskumuse asi. Nii hästi sa ütsid ja ma nagu enne tõin selle näite ka, vaata, et kui sa usud, siis nii ongi. Mingid needused asjad samamoodi, nagu, et kui sa usud ja alateadlikult usud, sa võid küll öelda, et ma ei usu, tegelikult alateadlikult usud või vastupidi. Ja ei, see peab nagu alateadlikult ka olema, nagu sa päriselt, nagu mida sisimas ikka usud, vaata. Ja sellega tuleb mul meelde see, tulles tagasi on ju toitumise juurde, siis
kunagi üks naine, ta oli nagu hullult heas vormis, nagu siuksed ilusad nagu naiselikud kõhulihased kogu aeg värki-särki, aga siuke magusa sõber nagu iga päev sai komme ja asju. Ja siis ka ma mäletan, ma küsisin, nagu ma ei olnud üldse nagu kursis mingi uskumuste, ma ei tea, vaimse maailmaga, ja küsin talt, et nagu kuidas, vaata, et sa sööd iga päev mingi komme ja magusat ja krõpsu ja mingit, ma ei tea, mis kõike on, kuidas sul siuke vorm on, ma usun, et magus teeb mind ilusaks. See on mul endal hästi aktuaalne teema oli siin hiljuti just ja näiteks mu ema praegu, et ta on, issand, ma ei teagi, nüüd 15 kilo äkki alla võtnud või, ja ka käib väljas söömas, sööb kooke, sööb väljas toite asju nagu ja... Päriselt või? Sa ei usu või? Ta postitab story'si räigelt ju. Ma ei ole praegu üldse jälginud inimeste story'sid. Kogu story'sid. aeg paneb neid, kuidas ta väljas sööb mingid fritüüritud juustupallid ja mis iganes, vaata. Mis asja? Ja tüüp lihtsalt ütles samamoodi, et ma ei saa aru, ma söön nii palju ja kuidas ma juurde ei võta. Mõtlesin, aga näed, sa oled oma uskumiste süsteemi muutnud. Aga enne, kui ma nagu pluss 15 kilo oli, ma sõin samamoodi, nagu ma ei ole suuresti nagu midagi muutnud. Kuigi suures pildis, ta sööb kodus, ta sööb oma liha, muna, ta teeb sükest ketokarnivoori, ta teeb trenni, ta liigub, ta jalutab, on ju. Et siin on need nüansid muidugi ka, aga uskumuste süsteem number 1. Ja siis ütleb, näed, ma võin süüa ükskõik mida, ma ikka võtan alla ja võtabki. Et samamoodi miks nagu ma ei tea, näed, uskumused, meil suguvõsas kõik naised peale lapse sünnitust jäävad ülekaalu on ju, ja ei saa tagasi nagu vormi. See on hästi, hästi levinud vaata, et no, et peale sünnitust ma ei saa enam tagasi oma keha on ju. Mis rumal jutt see on nagu? Mis sul juhtus siis nagu? Et selles suhtes on jälle uskumus ja kui sa usud, siis nii ongi ja sa ei saagi, sest sa usud, et sa ei saa, et näed, kõik meil suguvõsas niimoodi on, peale lapse sünnitust nii läheb. Mul on üks sõbranna, kes ütles, et temal on geneetikas see, et ei saa nagu ühte meest endale eluks ajaks, et minu ema on lahutanud, minu vanaema on lahutanud, tema ema on lahutanud, et mina ja ka ei saa. Ja siis see muster kordubki. Siin suguvõsa muster, see on ka nagu seal sees on ja aga kui sa nagu teadlikult veel ütled ka seda ja usudki, siis mul on geenides. Tegelikult kõik on ja uskumuste küsimus täiega. Ja tegelikult rets mõelda, kui nagu noorelt need seda uskumuste süsteemi meil nagu kujundama hakatakse, vaata. Sellest sünnid. Kohe. Jaa. Tegelikult kõhus olles juba. Sa isegi räägi, vaata, sa ainult kuuled on ja tunned ja tajud, kui sa tittaledad silmad kinni isegi. Kõik info, mis tuleb, sa salvestad alateadvuses, siis sa oledki mingi 30-ne, sa ei pruugi teadagi nendest asjadest, mis sul alateadvuses nagu on ja need kõik uskumused ja asjad. Ja see käib kõige kohta, mingid rahad ja asjad. Ja nagu vaata oma elu, nagu kas oled rahul või ei ole. Kui ei ole, siis muuda uskumusi ja nagu tee nii, nagu sa tahad, vaata. Kõike saab muuta ja sa saad absoluutselt kõike, mida sa tahad, see on nii haige. See on täiega haige. See on täiega. Lihtsalt. Oota, ma tahan midagi öelda. Üks asi, mis on see, et ei, mul mõte kadus ära. Täiesti haige, mul mõte kadus ära, saad sa aru või? Siin sa saad ükskõik, mida sa tahad, vaata. See on mingi täiega haige. Täiega haige, kuhu see mõte kadus? Räägi enda mõttes, ma mõtlen, kus päev Lisandraga rääkisime, et me tahme endale kalleid huulepulkasid. Mis täna meil on, et nagu 100-eurone huulepulk on praegu peal. Mingi palju see üks kord on, mingi paar euri. Iga kord, kui paned, me peaks näitama, me peame järgmine episood näitama oma sotiseid huulepulki. Tegelikult suht haige, aga vaatasin mida see tähendas, kui ühest kõrvast nagu hakkab vilisema? Kummakil poolt oli see, et keegi räägib, nagu tahab ühendust saada? Sa võid seda mõelda või siis täpselt mingi sageduste nagu muutmine, et sa tõusid just nagu kõrgemale sagedusele või vastu. Mul nagu praegu, ei, ma madalama kindlasti nagu kõrgemale, üldiselt on kõrgemale. Ja. Praegu lihtsalt nagu mul lihtsalt läks kõik, nagu ma ei kuulnud mitte midagi korraks, mul hakkas siit aega pinisema siit ühelt poolt. Me rääkisimegi sellest, et nüüd ma tõusin praegu sagedusele! Me rääkisimegi standardite tõstmisest, et vaata see sotane huulepulk, nagu üks päev sa mõtled mingi, kes see paneb 100 eurot huulepulga peale? Ja siis teine päev sul on see vaata olemas nagu, sest sa lihtsalt nagu shiftisid. Et see on nagu väga räme. Ja see on standardite tõstmine, see ei ole ainult meigi ja huulepulkade. Ei, see on kõigega. Ja kui sa juba selle sotase huulepulga ostad, sa ei lähe enam Prismasse sinna Essensi meigi leti ette võtma seda 2 eurist huulepulka, vaata. See on nagu kvaliteedi vahe. Ja see ei ole nagu ainult see, vaata, et nagu ma ostan mingit disainer kallist meiki, vaid nagu kui sa juba paned seda kallimat meiki endale peale, sa tunned ennast nagu kallimalt sõna otsas mõttes, mis tähendab seda, et sa ei lase odavatel inimestel enam ennast odavalt nagu kohelda. Saab sulle uusi uksi ja toob. Ja.
nüüd mul oli midagi väga tähtsat, aga nüüd see läks jälle. Oh my God, mis meil toimub? Meil mingid sagedus, mingi lihtsalt täiega. Tuleb meelde? Ei tule? Täiesti pekkis. Mul oli ka mul see mõte ka, mis ma enne mõtlen. Ja me peame võtma paberi ja pliiatsi järgmine kord see kõrvale ja siis kohe, kui mõte tuleb, sa paned kirja, lased teisel lõpuni rääkida. Mis sa just rääkisid? Äkki mul tuleb meelde, sa rääkisid huulepulkadest. Sageduste tõstmine, Mulle meeldib täiega standardite tõstmine. Meeldib täiega seda näidata, et sa oled mingi noor, on ja sa lähed New Yorkerisse, ostad käekoti endale, trillalla-trullalla, sa oled veits vanemaks, siis sa võtad mingi Michael Korsi käekoti, on ja trillalla-trullalla. Peale Michael Korsi tuleb juba, no mis meil seal tulla võib? Ma ei tea, mingi Marc Jacobs näiteks, on ja. Noh, see on juba mingi 3-4 sotine käekott, on ja. Siis peale seda, mis meil võib tulla, mingi Dolce Gabbana, Gucci, mis iganes on ja sealt edasi, ma ei tea, Chanelid ja Hermesed lõpuks mis iganes 100 000 eurosed kotid on. Ja ma ei räägi käekottidest ainult. Näiteks meestega näiteks täpselt samamoodi. Kuidas sa lased ennast kohelda, on ju? See standardite tõstmine. Kui sa juba korra seda Gucci käekotti kannad, sa ei lähe sinna New Yorkeri käekoti juurde tagasi, on ju? Isegi kui Essi käekoti juurde tagasi ei lähe, kui sul see Gucci juba käes on, on ju? Nagu äge võrdlus. Mul oli midagi veel. Sul oli nüüd ikka oma siin. Ei, mul nagu korraks tuli meelde nüüd juba, kui sa lõpetasid, ma mõtlesin, ma ootan ära, kui sa räägid lõpuni, aga see läks ka see mõte selle ajaga. Räägin paberi ja pliiatsi, peame järgmine kord võtma. Jah. Meil oli ma tahtsin, mul tuli meelde, anna andeks. Räägi. Et üks asi on ka see, vaata, et nagu kui sa tahad, vaata, jõuda sinna, nii et sul ongi näiteks lõpuks see, ma ei tea, Diori käekott, on ju. Siis ongi sa alguses kas või ostad selle kõige odavama asja, mis sa Diorilt leiab, mingi soodukaga ka veel saadud, et sa saaksid selle tunde kätte, et sul on lihtsalt üks Diori asi juba olemas, vaata. Ja siis mingi hetk sa liigud, tead, kui sa selle ühe nagu kõige odavama juba oled ära ostnud, siis kuidagi, ma ei tea kuidas, aga sa liigud juba väga kiiresti nagu järgmise toote peale, siis juba järgmine toode, siis järgmine. Sa ütlesid üks päev mulle seda nii hästi, me käisime Elisandraga Austreid söömas, ta oli mingi, Angela, nagu me ei tohi liiga tihti teha, sest nagu ma ei taha, et vaata nagu liiga kiiresti see level nagu tuleks, et muidu on igav, vaata. Kui sa juba oled saavutanud need asjad siin, vaata, siis mingi hetk sul hakkab igav, nagu Andrew Tate oli mingi, et kui sul on nagu kõik villad, kõik autod, kõik asjad olemas nagu, sa ei tunne mitte millestki enam rõõmu. Et ole õnnelik selle üle, et sa oled siin veits madalmas punktis, hustlid, näed vaeva oma nende unistuste eesmärkide nimel, et naudi seda protsessi, et kui sa oled siin juba, kõik on mõttetu. Ja nagu kui sa sünnid juba autos, mis nagu sõidad nagu 200 kilti tunnis, siis sa ei tunne lihtsalt enam seda nagu seda tunnet, vaata. Sul ei teki enam kõhtuliblikaid. Ja nagu kõige halvem stsenaarium, mis saab olla, on see, et sa sünnid rikkana tegelikult. Nagu kõige parem stsenaarium on see, et kui sa oled nagu Soviet style nagu kodus on ju, kus me kõik oleme sündinud on ju, kuskil, ma ei tea, blokkelamus, no sina ei ole on ju, sa oled ikka fancy's oma majas sündinud. Kohe juba nagu high standards, aga hästi paljud, Eestis on ju sünnivad kuskil blokkelamusse, sul ongi seal mingid siuksed veneaegsed kõik asjad. Ja siis sa hakkad sealt nagu level uppima. Aga see on ainult nagu see üks elu, vaata. Järgmine elu oled vaene rott, elad üldse tänaval. Mis sellest järgmine oled mingi Kim Kardashini laps, vaata, et nagu ise valid on ju, et selles suhtes üks elu siia-sinna. Pead seda ka tundma, vaata. Jah, kui sa plaanid siia tagasi tulla. Ma nagu palun, see oleks viimane. Ja ma tunnen ka, et see on viimane nagu pikemaks ajaks. Ma tean, et ma ei tule tagasi. Ja. Pikemaks ajaks nagu enough of this bullshit nagu. Mul on külm siin esiteks nagu. Minu planeedil on nagu soe. Me ei pea isegi rääkima, et üksteist aru saada, nagu meil telepaatia nagu moes on ja. Ei pea mingi energiat raiskama siin ja. Ma hakkan nutma. Miks sa nutma hakkad? Mis sa mõtled? Mis sul pähe tuli? Kõik on hästi. Ma pärast räägin. Lähme edasi. Ma tahtsin enne seda siia, seda naljakat kohta. Oota. Me rääkisime et viimane kord siin planeedil. Melisandraga täna Melisandraga täna kõnnime tänaval. Ja me jääme seisma ühe nagu vana puitmaja ees. Väga vana. Väga vana. Väga vana, väga koleda, väga väsinud puitmaja ees.
ja siis me näeme nagu, et seal toas tuli põleb ja sa näed veits nagu milline see maja kõik seest on, ja me lihtsalt seisame seal, võtan Lisandrale ümbert kinni, olen mingi vaata ja ole tänulik selle elu eest nagu, mida sa praegu elad ja kus me praegu oleme nagu. Ja ma olen nagu nii tohutult tänulik, ma lihtsalt iga päev mõtlen selle peale, kui äge elu mul on nappikene. Mitte, et selles oleks midagi valesti, nagu kus need teised inimesed elavad või kuidas nad elavad, on ja lihtsalt see kõik ongi nii nagu peab ja kõik ongi õige ja nad elavadki täpselt nii, nagu nemad peavad, meie täpselt nii nagu meie peame, aga lihtsalt nagu, et selles elus praegu siin me oleme valinud need tingimused, milles me elame, on ja, et me ei ole nagu tulnud nendesse tingimustesse ja nagu seda aktsepteerinud, vaata. Aga absoluutselt kõik on täpselt nii, nagu olema peab, keegi ei ole kellestki parem. Ja lihtsalt nagu vaata, vahel ongi see, et sa võid nagu ära unustada, kuhuni sa oled jõudnud, sest et sa kogu aeg vaata elad mõnes mõttes vaata tulevikus, et mida nüüd tahaks, kuhu nüüd tahaks upgrade'ida, siis sa nagu ei pane tähele tegelikult, kui kaugele sa oled jõudnud ja kui äge tegelikult juba elu on. Siis sa mõtlemegi, et oh my god, 3 aastat tagasi ma unistasin sellest, mis mul praegu on. Kuule, nädal aega tagasi ma unistasin sellest huulepulgast. Sest me rääkisime 2 päeva tagasi sellest huulepulgast nagu Ja mul on täpselt samamoodi üks meigipalett oli ka niimoodi, et mul nagu, et oi, sünnipäevaks ma tahan seda nagu unistasin ja siis juba järgmine päev lihtsalt kohe. Mõtle, mis probleemid meil on nagu. Ole tänulik. Mul tuli kusjuures meelde see, mis ma tahtsin juba ennem öelda, et on öeldud vaata, et kui sa nagu juba unistab mingitest asjadest, siis nagu see tähendab lihtsalt seda, et nagu see nagu sul on see juba olemas, aga sa ei mäleta seda. Ja, või nagu see on ette määratud sulle, sellepärast sa oskad sellest nagu unistada. Et sa ei oska unistada asjadest, mida sa nagu, mis ei ole sulle nii ette määratud. Et kui sa midagi nii väga tahad, siis see tähendab, et see on sul juba olemas. Ja näiteks mul on hästi huvitav on see, et juba nagu mingi algklassis, kui nagu mitte keegi ei osanud isegi vaata mõelda sellest, et ma ei tea, et neil üldse, ma ei tea, auto oleks, eriti tüdrukud on ja, või kus riigis nad tahaks elada, sest et väiksena sa mõtled nagu, et sa saad ainult seal riigis elada, kus sa sündinud oled, on ja või nagu üldse see, et nagu kõik unistavad nagu mingist töökohast, on ja väiksena ja nii edasi, siis mul on olnud nagu nii väiksest saadik, kui ma üldse mäletan, on see, et esiteks mu unistuste töökoht on alati olnud olla printsess ja ma olen nagu alati olnud selle teadmisega, et ma elan kuskil välismaal, mul on nagu väga-väga uhked autod ja mul on väga-väga-väga palju raha ja mul ei ole kunagi mitte milleski puudust. Ja see on hästi huvitav, et ma olen seda nagu nii nagu väiksest peale lihtsalt teadnud ja ma olengi lihtsalt rääkinud nagu mul on silme ees see pilt, kui ma olen mingi 4. klassis ja kuidas ma oma klassiaega nagu jalutan koolist koju ja ma ütlen talle nagu, et et siis kui ma nagu rikas olen, et siis ma enam H&M-isi shoppa vaata. Nagu ma nii mäletan nagu lihtsalt see, nagu see on nii huvitav, et nagu sa tead juba tegelikult nagu väikse lasteaia lapsena juba tegelikult, mis sind elu sees ootab. Olnud ja kõik need eelmised elud, järgmised elud ka paralleelselt eksisteerivad samal ajal. Hästi huvitav. Huvitav. Osadel flippis ammu ära juba meie jutt siin kuradi tass sai täis. Palju pani kinni ära juba. Oli mingi kuradi juttu te ajate siin, on ju. Mis ma tahtsin enne öelda? Kelle jaoks aga... Et vaata, ja siin on see koht, miks osad nagu, manifesteerimine ei toimi mul nagu, sest et sa pead olema nagu tunnete poolest ja energeetika poolest ka nende asjadega samal tasemel. Kui sa nüüd oled nagu siin, kus sa praegu oled, sa oled mingi, et mul ei ole täna Lamborghinit, on ju. Ja sa ei tunne ka, et sul see oleks. Sa ei saagi seda mitte kunagi saada, sest et enne tuleb tunne ja siis tuleb see auto. Et kui sa täna juba tunned, et mul on see olemas ja siin tulevad mängu uskumused, et sa võid küll öelda, et ma tunnen, aga tegelikult kui sa päriselt ei tunne, siis see ka ei ole see, on ju. See on nagu need nüansid, kõik peab nagu paigas olema, tik. Et kui sa ei tunne, et sul see olemas on, siis sul ei saagi seda tulla, on ju, et see manifesteerimine ei ole see, et ma tahan seda, vaid mul juba on see ja siis see tuleb. Ja mul oli midagi väga tähtsat veel nüüd. Ma enne mainisin vaata seda, et vaata, et need inimesed, kes seal selles puitmajas elavad, siis on ju, ja et meie seal väljas vaatasime ja olime nii tänulikud. See oli nagu nii kuidagi, see moment lihtsalt. Pilti teha, meist või video, vaata mingi 2 idiooti, mingi hoiad ümberki, mingi vaata.
me peame nagu mingi triipodi võtma ja tegema selle recreate. Aga et see ei ole vaata kuidagi mingi halvustama, nagu ma räägingi, et kõik ongi Ei. nii nagu olema peab, keegi ei ole kellestki parem. Iga inimene on sinu iseenda peegeldus, sa oled mina olen sina. Ja inimesed ei saa sellest aru, et kui neid midagi trigerdab, siis see ei ole nagu mina, kes sind trigerdab, vaid see oled sa ise, kes sind trigerdab. Kui ma sööngi seal kuradi toorest liha ja jätab mingi kommentaari nagu, et bla, 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 siis asi ei ole minus. Aga siin mul tuli üks mõte pähe, vaata hästi paljud räägivad seda ka, et me kõik oleme üks. Mina ei ole kõigiga üks. Ma ei ole pedofiiliga üks näiteks. Et ma nagu näiteks seda asja nagu... Jälle uskumused, mis sa ise usud, et on, nii ongi. Et nagu keegi, kes usub, et tema võib olla ma ei ütle mitte kunagi seda, et ma olen kõigiga üks. No mina ikka olen. Selles suhtes see pedofiilia nagu selle universumi ja energiate kõige mõttes see on nagu köömes, nagu kogemuse mõttesin nii, et sa praegu siin maa peal täpselt võid nagu mõelda, et oh my god, et see on nii jõhker, see on nii ränk, nii räme, aga nagu kõrgemal tasemel see füüsiline kogemus siin ja see nagu mis ühesõnaga... No planeet maa pidigi kõige raskem olema. Jah, see... Ma räägin, Lisandra. See on järgmine kord, palun, see on viimane kord siin nagu. Ma ei rääkinud sulle ühte asja. Nii. Ma tegin eile pahandust. Mis tegid? Ma tegin endale siukse asja nagu Threads, mis on nagu Instagram kogu aeg mulle mingi ette löönud, aga ma ei ole sinna kontot teinud, see tundus nagu mingi lamp. Ma ei ole ka kunagi kontot teinud. See on nagu Twitter vist. Ja ma tegin selle ja... tegin mitte pahandust. Selles mõttes pahandust, et nagu tegin mõne postitused sinna. Nii. Sa ei olegi mulle rääginud, mis asja. Me oleme täna terve päeva koos olnud ja sa seal on nagu mingi 20 000 inimest, vaata kõik, kes nagu seda kasutavad. Jah. Ühesõnaga, kõigepealt oli seal mingisugune postitus, nagu keegi naine oli teinud, tänaseks on selle kustutanud muidugi. Postitus siis oli ala selline, et miks nagu, kui inimesed on paksud, siis nad nagu on nii õnnelikud, rõõmsad ja terved ja nii kui nad kaalust alla võtavad, siis nad hakkavad rääkima, kui hästi nad nüüd ennast oma kehas tunnevad ja kui hea neil nüüd tervis on. Ja siis ma olin nagu, et aga nii ongi, et see tähendabki, et nad nagu paksuna valetasid ise endale, et nad on õnnelikud ja see body positivity teema ja ma lihtsalt vastasin sellele nagu GIF-iga, pildiga siis nii-öelda, kus on kirjas, et Ozempic tõestas, et kõik body positivity eest võitlejad tahtsid siiski alati peenikesed ja vormis olla. Nad lihtsalt ei tahtnud vaeva näha. Nii. Ja siis see läks nagu käima vaata ja läks või? Lihtsalt ära ole paks nagu. Lihtsalt ära ole paks. Yeah. Ja siis keegi seal pani vastu mulle, et mõni fit võiks kas või 24 tundi olla selle paksu nahas, kes on toitumisprobleemidega, kes võitleb iga päev ülesöömisega. Siis ma vastasin, et ma olen olnud plus 25 kilo ülekaalus rasvunud paks, mitte fit Angela, vaid fat Angela. Ja ma oskasin seda väga hästi varjata. Mul oli väga räige toitumishäire, iga päev on ülesöömine, see ei kestnud kahjuks vaid 24 tundi. Et kas nüüd on süda rahul ja võin nagu edasi postitada või? Outs. Ja siis see läks nagu jälle käima ja siis tegin postituse, vaata. Nagu ikka, et võiks trigerdada ja et inimesi mõtlema panna, uurima panna, et toore liha ja toore toidu kohta. Toorest toitu ongi ainult rikastele ja eliidile, tervetele inimestele. Tartarid, sashimi, tatakid, karpatšod. Vaesed söövad kartulit ja putru ja on haiged. Ja siis läks see. Aga see on aus. Ja siis tuli, üks on hea väide, et praeguste elektrihindade juures on ikka need vaesed, kes toorest liha sööma peavad. See on jah. Ja siis tuli postitus, et kelleltki siis teiselt täitsa hämmastav, kuidas kaalukaotus ja liha söömine nagu inimesi trigerdab. Bring back bullying. Ja siis ma mõtlesin, nagu vaatan ka, et nagu inimesed seal räigelt panevad, et oh my god, mingi täpselt, mis on toorest liha ja ma vaatasin ta Insta-videosid, ta isegi ei neela üheski videos seda alla, vaata. Sa ei tea sotsiaalmeediast nagu midagi. Ma sõin 6 aega toorest liha, tegin testi, tegin dieeti nagu iseenda jaoks, tahtsin näha, kas see info, mis minuni jõudis, oli tõene. Ja
kui ma teen sotsiaalmeediasse videot, et ma söön toorest liha nagu, ma ei postita sinna 3-minutilist videot, kus ma terve see steigi nagu nätsutan alla, neil ära söön, see ongi lihtsalt nagu bite, klipp, see on nagu, saad aru, inimeste see attention aeg ja on nagu paar sekundit ja kui seal midagi ei liigu ja ei käi kogu aeg, ma ei saa seal näidata, kuidas ma nüüd mingi närin ja siis alla neelan, nagu see läheb liiga pikaks, ühesõnaga see ei ole mingi õigustus, ma lihtsalt üritan võib-olla valgustada natukene neid inimesi, kes on nagu sotsiaalmeedia kauged, et see on lihtsalt video, see ei tähenda, et ma ei söö toorest liha, ei söönud. Et paningi siis vastu, et fuck yes, et aga tore, kui trigerdab, et meelde tuletus, et teised inimesed on vaid sinu enda peegel. Ja siis ma vaatan, et selle postituse on teinud üks kutt, kes muga seal Armastuse malevas oli aastal 2021. Siis ma panin, et tule podcasti, et pullime siis koos, on ju. Pullimise all ma pean lihtsalt silmas seda, et nagu rääkida nendest teemadest ja tuua nagu inimeste tähelepanu nendele teemadele. Ja rääkida ausalt, sest et täna, mis on see, et ei pullita, ehk siis valetatakse kõigile näkku ja iseendale ka näkku. No just, täpselt see mingi paksu teema, vaata. Ma olen ka paks olnud, ma tean, kui halb ja vastik seal olla oli, nagu kõik ütlevad, et ma armastan, et sellisem, nagu ma olen ise armastan. Sa jätad pooled riided kandmad, sa ähid, puhid, suvel paistes, kogu aeg paistes halb olla, terviseprobleemid, süda, mida iganes, särgid on, et see ei ole see. Ja siis keegi panigi sinna, et kogu aeg ei ole nagu ülekaalus olemine seotud ainult mingi söömisega, et mul on mingi kilpnäärme probleemid, vaata. Okei, aga kust su kilpnäärme probleemid tulid? Siis ma vaatan, sul ei ole kilpnäärme probleemid, sul on söömisprobleemid, nagu, et lõpetage endale valetamine ja nagu nende vabanduste otsimine, toome lihtsalt nagu... Ega tegelikult, mina küll ei saa mingit meditsiinilist nagu nõu või midagi siin öelda, aga lihtsalt enda arvamus siin avaldades. Meil on ka ainult enda arvamus avaldamine siin nagu. Siis kõik nagu mingi PCOS, polud, süstilised munasarjad, kõik, mis tänapäeval need levinud haigused on, miks nad on levinud, sest et see toitumine, mis on levinud, on viinud nende levinud haigusteni, vaata. Ülihuvitav sentence. PCOS on munasarjade diabeet. Ja nagu look this shit up nagu tehke oma research, mõtlen iga asja kohta, ärge uskuge seda, mida meie siin räägime, millest arutame, jagame oma mõtteid, et oh my god, keegi kirjutas mulle ka kunagi see on pikem teema, sellest räägime järgmine kord ja sellest võime küll järgmine kord rääkida üldse mingi nende nagu... Ma pean selle kirja panema, siis see teema on naiste nagu tervisest ja asjast võiks nagu üldse rääkida, sest meil mõlemal on ka nagu väga palju kogemusi tegelikult. Jaa. Tuleb, okei, oota, ma panen kohe kirja, mul on meelest ära. Me oleme nagu need nii-öelda ATH, vaata, see on jälle mingi süke hästi populaarne mingi diagnoos, mida inimesed endale panevad, aga nagu kui me lähme alati päeva lõpus omadesse kodudesse ära, siis nagu me saame lihtsalt aru, et mitte ükski asi, mida me alustasime, ei saanud lõpetatud, mitte ükski story, mitte midagi, lihtsalt kõik ei poolikuks, mida me tahtsime rääkida, ei saanud räägitud. Ja sellepärast me peame iga päev kokku saama, et jätkata eelnäha. Peale eelmist episoodi Lisandra oli mingi 5 unetut ööd lihtsalt. Ta vähkres hoodis ja mingi, oh my god, ma oleks võinud veel sellest rääkida ja siis sinna seda lisada ja toda lisada, vaata. Ühesõnaga, järgmise korra teemad on meil paigas. Ma panin kirja. Ja ma viskasin meil inspireerituna ühe ingliskeelse threadsi peale. Seal oli kirjas, et stop eating raw oysters, ehk et lõpetage toorete austrite söömine. Ja siis ma panin oma austri pildi siia, nagu ma just käisin, vaatasin austreid on ja panin pildi ilus ja panin nagu never, lihtsalt ära ole vaene. Austrid on looduse multivitamiinid. Ja nagu vaata, mul meeldib nagu siukseid neid asju visata, et inimesi täpselt trigerdada, tuua see fookus siia, nagu et nad hakkaks mõtlema, uurima, edasi vaatama. Ja siis oli see nüüd juba 3. asi, mis seal käima läks, lihtsalt ära ole vaene. Ja siis nagu järgmine päev ma lähen korra sinna feedile, mis seal põhisee on, vaatan esimene postitus keegi teinud, et issand, et ma vaatasin tund aega Netflix, aga selle asemel oleks võinud siin olla, et siin on nii nagu huvitavad, põnevad teemad meil, et ära ole vaene, ära ole paks ja sööge toorest lihavat või mingi siuke postitus ala oli seal. Ja siis ma olin mingi, et ma olen nagu üks päev siin äpis olnud nagu
ja kogu see äpp lihtsalt keerab nagu ümber minu teemad, mis ma praegu siia postitasin. Väga huvitav. No see on Eesti ja nii väike ja kõik on Eesti keeles kõik või? Ja eesti keeles eestlased. Et sellepärast ongi ja siis ma vaatan, rääkisin oma elukaaslasele ka sellest ja siis ta ütles, et issand, Threads, ära seda küll kasuta, et see on nagu Twitter. Mul ei ole mitte kunagi Twitterit olnud. Ja siis ma ütlesin talle, et mul ei ole kunagi Twitterit olnud, et las ma nüüd nagu let me have fun, on ju, et nagu ma tahan ka tunda seda Twitteri aega, et mul ei olnud seda. Ja siis ta oligi, et seal on ainult nagu 2 tüüpi inimesed, et nagu mingid mega woke ja siis nagu mega lollid. Siis ma olin nagu, et ma nagu seda mega woke ei olegi vist veel kohanud, et minu arust seal nagu ainult nagu mega lollid. Aga nagu nii palju, kui ma praegu olen siin 2 päevakest olnud, siis ma tõesti kaalutlen selle äpi kustutamisele. See ei anna mulle midagi, et selles mõttes seal täpselt on ka ainult need inimesed, kes jagavad seal oma neid pseudolauseid või nii, et ma ikkagi tahan kuidagi, kuidas ma ütlen, inspireerida, vaatan neid inimesi, kes mul nagu podcastide peale kirjutavad, et oh my god, et aitäh, et sa teed seda ja ma pole kunagi sihukest infot kuulnud ja saadavad pilte mulle oma märkmikutest, kus nad teevad nagu notes'e mu podcastide peale nagu see on äge, vaata. Et nagu rest inimesed lähevadki närvi selle peale, ei, ta ei neelanud seda toorest liha alla. Mis mõttes lihtsalt ära ole paks? Mis mõttes ära ole vaene? Kusjuures see tagasiside teema, see on nagu nii kahju on see, et enamus ajast, kui üldse, kui keegi paneb kuskile kommentaari, jätab mingit tagasiside, on ja, olgu see siis kas kellegi mingi videole, postitusele või mingile restole, mingile kogemusele, mingile poele, siis jäetakse nagu pigem nagu ainult seda negatiivset, et kui keegi saab positiivse kogemuse, siis seda nagu üldse ei kajastada, et see on nagu nii kurb, et nagu võtta pigem nagu igaüks võiks võtta nagu kas või mingi eesmärgi, et nagu kõik järgmised nagu, kui mingi hea kogemus on või mingi hea mõte tekib, siis nagu lihtsalt kohe kommenteerida seda. Või kas või kui sa tänaval näed nagu kedagi lahedat, kedagi ilusat, midagi ägedat, siis nagu mine juurde ütle. See võib teise inimese päeva või isegi nädala või isegi nagu kuu muuta, vaata. Kõige rohkem näiteks, mida ma ise nagu teen, on see, et vaata, kui sa kuskil kas või toidupoes oled, siis need nagu kassas olevad töötajad on üldjuhul, terve päeva seal olnud, on ju, võib-olla ei ole kõik inimesed kõige meeldivamad kliendid, on ju, ja siis ei ole võib-olla kõige elusam nägu ees ja kõige rõõmsam, on ju, see on täiesti arusaadav. Eriti Eesti palkadega on ju täiesti mõistetav selles suhtes. Ja nii lihtne on lihtsalt öelda, et ma ei tea, appi, sul on nii ilusad küüned, oi, sul on nii ilusad ripsmed või nagu mis iganes või oi see, oi teine, oi see soeng, oi see juuksevärv on nii hea nagu. Ja sa nagu muudad selle inimese tuju lihtsalt, nagu sa näed, kuidas see sära tuleb silmadesse tagasi nagu nii lihtsa asjaga. Sa rääkisid Eesti palkadest, vaata, mul tuli ikka see TikToki konto meelde, kus mingi naine käib tänaval ja siis küsib nagu inimestelt, et mis on teie töökoht ja kui palju on teie brutopalk, netopalk, see, mis sa kätte saad, on ju, neto siis vist. Ma ei tea, vahet ei ole, ühesõnaga, ta käib tänaval, küsib inimestelt, palju nad raha teenivad, mis nende töökoht on. Ja ma olen vaatan neid videos ja lihtsalt inimesed enamus vastavad, see on nagu 1000, 1100, 1200, 1300. Osad vastud on isegi nagu 8 sotti, 9 sotti, ma mingi... Aga sa saad ise oma elu muuta. Aga jõuame tagasi sinna, et alati kõik on nii nagu peab, kõik on täpselt selles kohas, kus nad peavad olema. Ja kõik ei väärigi rohkemat. Ei, selles suhtes vaata see ka, mis räägitakse, et umbes, et ma ei tea, rikkad on halvad, on ju. Okei, kui sul see uskumus on, siis nagu sa peaksidki saama rikkaks, et lõpuks see raha jõuaks heade inimeste kätesse, vaata. Kuigi see ei vasta ilmselgelt tõelegi. See on üli hea näide ka vaata, et inimene nagu üritab täiega nagu, et miks mul on rahaga jamast ja miks mul kunagi raha pole. Sest et täpselt lapsepõlves on see uskumus tulnud, et raha on halb, rikkad on halvad. Raha ei kasva puu otsas. Trollivad ja raha tuleb ainult läbi rasket tööd tehes ja mis iganes. Need rahateemad on ka huvitavad, vaata, panen ka kirja, räägime järgmine kord sellest ka. Ja raha ja nagu see, millised nagu suhted sul meestega on ka nagu nii lihtsalt seotud oma vahel. Tead mida või? Tallinn on täiesti teine linn, kui sul on rikas mees. Jaa! Sa ei neil aru. Või mingi, siuke Tallinn on ka meil olemas või? See ongi see, et nagu iga kord, kui ma tulen kuskilt, ma ei tea, Hispaaniast tagasi, Itaaliast tagasi, siis inimesed on nagu, et issand, kes tahab Eestis elada? Eestis on mega lahe elada. Sul lihtsalt nagu on vaja natukene raha. Isegi mitte palju. Eestis ei ole üldse palju raha vaja.
ja sul on nagu nii äge, ja siin on nii hea söök. jah, mul on täpselt, ma ütlen alati nagu, et kui keegi ütleb, et Eestis on nii mõttetu, mine reisi natuke ja siis sa saad aru, kui hea on Eestis elada, vaata. Nagu õnneks me oleme nii palju reisinud juba, et me nagu teame, et Eestis on nagu väga hea elada ja no mitte see, et et sa 10 euro eest ei saa poest mitte muffigi, on ju, aga selles mõttes kõik need, et meil on ikkagi puhast toitu, sa saad legaalselt poest toorpiima osta ja sul on maheliha lettidel ja siin on puhas õhk, no tead see, kui sa saabud nagu tagasi Eestisse ja siis see õhk, mis siin on, vaata see nagu fresh õhk, nagu tummine värske õhk, nagu see hits nii different lihtsalt nagu. Ja Eestis on meil turvaline. Väga turvaline, kusjuures see on nüüd hästi palju igalt poolt läbi käinud, et Eesti on hetkel Euroopa üks turvalisemaid kohti. Euroopa üks, kus on nagu kõige vähem mingi nagu neid kriminaalvärke toimunud. Igati pidi täiega hea. Eestis on hea koolisüsteem. Väga hea. Selles mõttes nagu mitte et koolisüsteem üleüldiselt nagu, aga kui me võrdleme nagu teiste... Taanis pidi väga hullu olema nagu. No ma olen käinud Soomes koolis, ma olen esimesed 2 aastat ma käisin Eestis ja kõik üle, ma käisin Soomes ja no mul ei olnud esimesed aastad Soomes mitte midagi koolis teha, sest et need 2 aastaga oli Eestis kõik läbi käidud. Ma kuulsin ka, et Taanis pidi näiteks nii olema, et nad õpivad 9. klassis samu asju, mis meie mingi 6. klassis õpime. Ja nagu. Soomes on sama suht. Ja mida ma nüüd öelda? Eestis, tähendab Soomes koolides ei õpetata üldse kombeid. Eestis, kui vähemalt minu koolis oli see, et ikkagi, kui sa selgküürus istusid, siis sa said sõimata, kui sa, ma ei tea, oma koolikoti panid laua peale, sa said sõimata, kui sa, ma ei tea, ilusalt kirjutada ei osanud, siis said sõimata. Siis ajad ka veits teised, vaata ma tänapäeval on ainukesed, kes sõimata saavad, on õpetajad, nagu et see pidi päris lappes olema seal. Aga Soomes on väga-väga kohutav, kui ma vaatasin nagu neid mingi 3. klassi lapsi ja kuidas mingi, ma ei tea, sõimavad oma õpetajaid lihtsalt täis, nagu see on õudne, kombeid ei ole, ma ei tea, sülitavad koolis sees. Kui mu õde veel põhikoolis käis, nagu minu jaoks oli see hästi šokeeriv, et nagu 3. klassi lapsed tõmbavad e-sigariti, teevad snuussi. Ja saadavad muideks üksteisel alasti pilte. Mokatubakat ja kanepit. Koolis nagu, et sa lähed... 3. klassis. 3., 4. ja see oli nagu hästi mindblown, ma olin mingi mingid veibid asjad, nagu, aga... Kanep. Kuidas üldse tead, mis? Ma olin 4. klassis, kui ma veel Barbi nagu koolikotti panin, ma mingi... What? Aga jah, päris rets. Me võime sellest järgmine kord ka rääkida nagu pikemalt kooliteemadel. Ja... Aga miks mitte kohe? Või sul on praegu mingid teised teemad, millest tahad rääkida või? Sul on või? Ei, ma ei tea. mul oli küll, aga nüüd mul läks mõte ära. Mis täna toimub? Meil on liiga palju mõtteid päris. Ja. Me ei tohi chit-chatida enam niisama, vaata, me peame ikkagi korraliku plaani paika panema. Aga samas, kas see töötab siis, sest et vaata... Ei, mulle meeldib olekust luua. Ja, sest et me oleme naised. Ja asjad liiguvad voolavusega. Täpselt. Vaata, see 9 to 5 oli ka nagu meeste järgi pandud, mitte naiste. Naist meil nagu... Meestel on 24 tundi see rütmata. 24 tundi. Ja naistel on nagu... Meil on 30, mis igan, 28 päeva. Ja meil käivad nagu tsüklitena need asjad. Ja päeva jooksul ka nagu hommikust. Päeva jooksul ka, aga nädalate lõikes just ma mõtlen nagu, et meestel on 24 tundi ja kõik on üks sama trillalla, ja nad võivadki 9-5 tööl käia, aga naised. Ja, eriti nagu kui sul on menstruatsiooni aeg. Nagu see ei ole nagu mõeldud, et sa siis ka siblid ringi ja nagu teed kõike. Aga mis on huvitav, näiteks Hispaanias minu meelest võeti vastu see seadus, et naised ei pea menstruatsiooni ajal tööl käima. What? Lapse. Hästi huvitav. Ma ei tea, kas see vastab nagu reaalselt tõele või see on nagu see, et kui sul on mingi ma ei tea, arsti poolt saadud mingi paber, et ma seda ei tea, ma ei ole nii täpselt uurinud, aga mingi teema seal, igatahes seal nagu liigutakse veits nagu. Aga ma loodan, et naised nagu, ma ilmselt enamus ei tea, aga et see ei ole normaalne, kui sul
päevade ajal nagu kõht valutab, sa oled krampides, sa mingi sured, sa oksendad, ma ei tea, sul nagu, noh, suredki selles mõttes, sa oled lihtsalt pikali kodus, sa ei suuda midagi teha, nagu see ei ole okei. Ma olen ise, me pidime järgmine kord rääkima, räägime praegu kohe juba sellest teemast, et ma olen ise see kõik läbi teinud, ma olen vähemalt mingi 4-5 korda hakanud nagu hüvasti jätu kirja oma perele kirjutama, sest ma reaalselt mõtlesin, et ma suren ära. Ma olen nagu näost täiesti lumivalge, noh, veresuhkrudus ja kõik, ma räägin, see teema on nagu su naiste organite diabeet lihtsalt. Kui ma karnivoorile läksin, mul läks nüüd kauem aega, et see jama seal korda teha üle poole aasta kindlasti 7-8 kuud, ma arvan, kui siis ma ei tundnud enam mitte ühtegi valu, mul ei olnud ühtegi veresuhkru kõikumist, seal kõik oli nagu, ma ei tundnudki mitte midagi, ma sain elada nagu normaalne inimene oma päevade ajal. Aga enne seda oli jah, nii et ikkagi, ma ei taha meenutada, see oli päris jõhker. Nagu mõtle, sa oled nii kaugele viidud, et sa hakkad kirjutama hüvasti jätu kirja oma vanematele. Ei, ma olen ühe korra nagu näinud pealt seda, kuidas nagu lihtsalt sul on kõik hästi, sul on kõik hästi. See käib niimoodi. Ja siis käib nagu sõrmenipsus, sul läheb lihtsalt nagu nägu valgeks. See on jõhker. See oli nii jõudne vaatepilt, et mul oli nagu kohe lihtsalt jope sellega, kuule, tšau, ma olen mina. Ma olin ise, kui palun minna ruttu ära, vaata, et nüüd lähevad asjad koledaks väga kiiresti. See on, jaa, Jesus. Ja see kõik on kinni toitu, mis ma ju katsetasin, kui mul see asi korda sai. Isegi 3 korda. Nii kui ma tarbisin süsivesikut või suhkrut enne menstratsiooni, ma surin samamoodi. Ja nii kui ma toitusin puhtalt, mul ei olnud mitte mingit probleemi. Nii et ma olen ise selle läbi teinud, ma olen oma õpilaste peal selle läbi teinud, väga paljusid aitanud nende teemadega, puhtalt toitumist muutes ja muidugi number 2 asi veel, vaata üle nagu, mis sidemeid tampoone sa kasutad, need rikuvad su hormoone räigelt. Kusjuures ma soovitan osta puuvillased nagu menstratsiooni nagu aluspüksid kõikidel naistel nagu. Aga isegi need nagu, kes tampoone kasutavad, mõtle nüüd korra sellel, meil on poes mingi räige lett, on ja siis seal on see üks karp, mis on 100% puuvill. Mis need ülejäänud siis on? Aga isegi see 100% puuvill on nagu täiesti keemiat täis. Et see on nagu väga õudne, et kui palju nagu, noh, kõik on netist leitav nagu ametlikult, nagu mitte see, et isegi, et me mõtleme välja või kujutame ette või et keegi rääkis, vaid nagu konkreetselt on viidud laborisse tehtud testid ja mis on kõige õudsam on see, et ma olen ka ise teinud nagu on teatud testid, millega sa saab vaadata, et kas sul on mingid raskemetalle kehas ja mida sul täpsemalt on. Ja vaata, üks asi, mis on nagu tampoonides oli arseen on vist eesti keeles see. Arseenik. Peaks olema vist. Ja mul oli nagu see põhjas, vaata. Siis kui ma kasutasin, ma ei tea, mis X nagu tampoone ja asju. Et see on nagu väga õudne ja nüüd, kus ma olen nagu lõpetanud nende kasutamisega, see on nagu tagasi tõmbanud. Ja see hormoonide koha pealt nagu, oh my god, tänapäeva maailmas nagu, noh, see ei ole ainult mingi toitume ja siis, ma ei tea, vahetame nagu oma hügieeni asjad välja, vaid nagu igalt poolt sa saad seda keemiat lihtsalt. Koduküünlad, värskendajad, deodorant, oh my god. Kes see laseb endal seda spreiga alumiiniumi deodoranti otse kaenla alla, kus meil on nagu lümfisüsteemid, sõlmed, asjad, mis on otse ühenduses sidrinis. Miks meil nii palju rinnavähki on nagu alumiinium, otse süsteemi. Ja üldse, kes nagu su higi ei haise, kui sa toitud õigesti ja käid iga päev pesemas ja pesed oma riideid, siis sa nagu isegi kui sa higistad trennis, see higi ei haise. Ma kuskil nägin nagu, et keegi väitis, et ma võin puhtalt toituda, aga need on need bakterid seal kaenla all, mis haisevad. Ja millest need bakterid tekivad? Ei, no see on ka läbi tehtud. Mul ka samamoodi õpilased, kes näiteks hästi rangele nagu dieedile lähevad, samamoodi ütlevad, no mis asja, ma ei pea seda deodoranti enam kasutamagi, sest et ma higista ja mu higi ei haise enam nagu seosed. Aga kusjuures, mis ma olen ise nagu tähele pannud, on see, et isegi kui kasutada looduslikku deodoranti, siis sul hakkab ikka nagu kohe hakkab higi haisema. See on nii, et nagu jääd sõltuvusse ka sellest, vaata, kui sa ei kasuta, siis sul ei olegi probleeme, nii kui sa kasutad, siis nagu tekib see probleem, vaata. Nagu huulepalsam tegelikult. Enamus on sõltuvuses, vaata, kogu aeg pead panema. Mõtle, kui palju sa nagu seda nii-öelda alla neelad tegelt. Ma kuskil, ma ei mäleta numbrit, aga et oligi nagu mitu kilo huulepulka naine oma elu jooksul ära sööb reaalselt.
Eriti hullud on nagu glitteriga need, ja siis me lendame nüüd siia glitteri nagu jänesurgu, vaata, mis asi see glitter üldse on, kust see tuleb, kuidas seda toodetakse. Ma ei ole uurinud, räägi. Ei, see on rets nagu, me peame selle järgmisesse osas, ma pean nagu võtma välja mingid asjad, ma peast ei saa niimoodi, aga sa ikka kiusad nii hullult inimesi. Igaüks saab ise teha uurimistööd, et mõtle, mida see glitter sul veel siin nagu soolestikus teeb ja Ja siis kõige huvitavam on see, kuidas nagu vaata väikeste tüdrukute laste nagu need meigid vaata on täis glitterit. Ja need pidid ka täis keemia. No üldse meik nagu. Ei, need pidid nagu väga hull, nagu eriti need laste omad pidid nagu väga-väga hullud tulema. Ja ja üldse meik nagu, kus iga päev veel kannad nagu vaata, mis keemiat see on. On vaata mineraalkosmeetika, mis selles mõttes ta ei ole nii hull. Parimaid valikuid on ja. Aga üks päev me sureme niikuinii, me elame 21. sajandil, nagu see, et me teame, Lisandra, et meikida nagu ennast on nagu halb on ja see rikub meie hormoone, mis tähendab, me jätame meikimata või? Hell no. Et nagu ma olen ära käinud selles jänesurus, kus ma ei kasutanud ühtegi lõhnaali, ma kandsin ainult linasest ja puuvillasest materjalist riideid. Mida iganes sa veel nagu teha saad, kõik need toidud asjad nagu maksimaalselt puhas. Ja õnneks ma tulin sealt tagasi välja. Nagu, et leia enda tõde. Ela nagu omas nendes kriteeriumites, mis sulle sobivad, on ju, et võta midagi siit, võta midagi sealt, pane kokku see, mis sulle sobib ja nagu sa mis teised teevad nagu. Sa ela oma elu, jää oma põhimõtetele, tõdedele kindlaks ja elu on lill, vaata, et nagu... Täpselt. Seda Angel ütleb, kuradi alumiiniumid kaelnale lasta pole normaalne, aga sa ikka seda teed, nagu mul on savi, vaata, mis sa teed ja sul võiks ka savi olla, mis ma teen. Ma lihtsalt räägin seda infot, nagu ma tean neid asju, aga ma ei kasuta alumiiniumiga deodoranti. See oli näide lihtsalt, aga selles mõttes, Aga see, et ela nagu oma tõde, nagu see on ka see, vaata, et mida põhimõtteliselt kõik teevad, on see, et nad ei võta vastu otsuseid ise seda, mida nad tunnevad, vaid alati põhinedes, kas siis mida mu vanemad tahavad või arvavad, mida mu sõbranna soovitab, mida mu kaaslane soovitab. Mida see raamat rääkis, mida too raamat rääkis, see raamat on ka kirjutatud kellegi inimese poolt ja see raamat seal on kellegi inimese tõde. Tema tõde, aga see ei tähenda, et see on sinu tõde. Ja sellest ma sain aru nagu siis vaata, kui ma tegelen, siiamaani olen tegelenud human designiga, nagu iga inimese süsteem on nagu lihtsalt nii ainulaadne, et sa ei saa nagu teha otsuseid tuginedes, nagu sellepärast ongi see, et ära isegi nagu küsi, mida teine arvab, või siis küsi nagu sellisest kontekstist, et nagu, et sa saaksid läbi nagu teise inimesega arutledes iseendast nagu lihtsalt aru vaata. Saad ainult pondile pihta. Et aga nagu... No just, ei ole olemas kahte nagu samasugust inimest. Ja siis nagu kõige nagu naljakam on näiteks see, kui minnakse arutama mu suhteprobleeme ja siis sõbranna on vaata, et mine lahku. Mina küll läheks lahku sellisest inimesest kohe nagu. Sa ei ole isegi mu meiega koos, vaata, nagu mida sa seletad. Et nagu ei tasu üldse kuulata nagu teisi inimesi, et see on nagu see, kui sa sellest suudad nagu nüüd välja tulla, vaat see on see, kus nagu elu hakkab muutuma. Selle hetkeni, kuniks sa oled selles punktis, et sa nagu kogu aeg küsid nagu teistelt nõu ja ei suuda teha ise otsuseid, siis nagu ja siis jõuamegi tagasi sinna punkti, et pane silmad kinni ja kõik vastused on su enda sees olemas. Nii lihtne ongi. Täpselt. Kuulge, aga sellega me lõpetame tänaseks, sest et meil on nii palju põnevaid teemasid veel, mida me arutada tahame ja chit-chatida tahame siin ja... See oli suht intensiivne täna. Ma räägin veel nagu lappab siin niimoodi need energiad ja mõtted ja jutud, et ei, sa ei kujuta ette, mis siin praegu on toimub, ma räägin sulle, kui me selle kinni paneme, sa ei kujuta ette. Aga teie ikkagi jätke meile alla mõtteid, ideid, kommentaare, küsimusi. Ärge nõu küsige. Võite küsida, aga selles mõttes nagu Lisandra ütles, et see on ülihea point, et see, mida see teine inimene nüüd sulle vastab selle nõu küsimuse peale, nagu et sa ei saa seda võtta kui 100% jah, tõde, nii ongi. Midagi sobib, midagi ei sobi, võta see, mis sobib, jäta see, mis ei sobi, nii lihtne tegelikult ongi. Ja kui keegi või miski sind trigerdab, siis vaatab peeglisse. See on ainult hea, kui midagi sind trigerdab. See tähendab seda, et sul on võimalus kasvada. Näeme järgmine kord. Tšau!